Tere hommikust, daamid ja härrad, me jätkame väga põneva konverentsiga Ennastjuhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom, vol 2. Täna on siis teine päev, mina olen Jüri. Mina olen Erika. Erika, mis sulle eilsest meelde jäi? Inspireerivat oli palju, aga võib-olla kõnetas kõige rohkem need 2 noort just äsja gümnaasiumi lõpetanud. Ja mis nende puhul kõnetas? See, et nad ei olnud üldse oma haridusega rahul. Aga võib-olla just sellepärast see kõnetaski, et tegelikult me oleme ennast juhtivad nii ehk naa. Kui ma ei saa sealt, siis kui mul on janu, siis mul on jalad. Ja kui ma ei saa seda koolis, siis ma leian selle kuskilt mujalt ülesse. Mõnest raamatust. Kas või? Mida koolis ei näidata. No, kuidas siis seda ennast juhtivust defineerida? Sest see tundub nii iseenesest mõistetavast täiskasvanud inimestel, aga me siin ütleme, et noor on ikkagi, kui ta on ennast juhtiv, siis ta pigem on imeloom. Mismoodi sa defineerid ennast juhtivust? See ongi see, et mul on vajadus, mul on soov, mul on tahe ja ma tegutsen selle nimel. Mul on eesmärk. Et tegelikult, mida väiksem ta on, kodus meil mõlemal sellised on. Ja kui tal on eesmärk ja tahe, siis ta liigub selle poole. Ta on päris ennast juhtiv ja ta tahab ja ta saab selle kätte. Ühel hetkel me võime teha võib-olla selle vea, et me teeme väga palju ette ära. Nii nagu koolisüsteem nende tüdrukute puhul me nägime, otsustas väga palju ette ära. Ja see ennast juhtivuse pool, ta muutub passiivseks. Kodus ema teeb süüa, vanaema toob moosid ja nii edasi, et mis iganes. Aga tehakse liiga palju ette ära, et see ennast juhtivuse pool ei ole vajalik. Kõik on nagu korras. Sul on kavandav naine ja autoritaarne boss ja sa lihtsalt täidad käsku ja teed. Aga mis see kool siis tänapäeval teeb? Kas ta annab teadmisi või ta annab sulle oskused elus hakkama saamiseks ja perekond lihtsalt vaatab pealt ja plaksutab, kui see on hästi õnnestunud? Ei, ma arvan pigem, et kõik peaks olema koostöös. Ja ma ei saa olla loov ilma teadmisteta. Mul on vaja teadmisi, aga need teadmised peavad olema rakendatavad. No, võib-olla siin kohas on ka abstraktseid teadmisi, aga nad on ikkagi millegi teenistuses. Ütle, kas seda loovust on ka võimalik õpetada? Kas koolis on mingi aine, mis inimesed tulevad tühja ruumi kokku? Nad ei hakka plastiliinist voolima, vaid neid kuidagi mõtestatakse, et see loovus, loomingulisus ei olegi ainult kunstnike pärusmaa. Ja ma arvan, et loovust saab igas aines teha. Kui mul on eesti keeles tähed ja sõnad, siis ma olen loov tähtede ja sõnadega. Ma panen neist kokku jutud, kas või uue keele. Jutud, luuletused, haikud, salmid, väljendan oma mõtteid. Selleks on mul neid tähti, sõnu, ortograafiat, kuidas ma nad vormin. Ma lähen matemaatikatundi, mul on numbrid ja ma saan numbritega olla. Võt seal kohas ma võib-olla nii loominguline ole, võib-olla sa oled selle koha pealt loomingulisem. Ja me kumbki ei ole raamatupidamist õppinud, ilmselgelt me ei ole numbritega loomingulised, aga minule jäi eilsest kõige rohkem kõlama, ehk siis üllatas see, et tänapäeva koolid kaasavad õpilasi kooli ellu sellel määral, et õpilased saavad lausa mõjutada, kuidas kool neid õpetab, mida õpetab, kellele kui palju. Ja see on see uus huvitav asi, et kas me tõesti oleme oma demokraatias nii kaugele arenenud, et me hakkame laste käest küsima, et mida te siis täna õppida tahate. Jah, et kui säde on olemas ja et ta suudab nagu teha sellist otsust, et seda on mulle vaja ja see pakub mulle põnevust, ma arvan, et see on üliäge. Et kui koolid on jõudnud, mitte kõik, aga me täname neid, kes jagavad praegu seda kogemust, kes on seda praktiseerimas ja annavad ka tagasisidet selles mõttes, et võib-olla laps alati ei tea, mis talle parim on. Et kuidas leida see kesktee, et ta on ennast juhtiv, ta loob selle kaudu väärtust iseendale, aga loodetavasti hiljem annab ta seda väärtust ka ümbritsevale maailma tagasi. Meil on tänane konverents ka eilne workshopi keskkonnas, kus olid ka küsimused ja mulle jäi eilsest kõige rohkem meelde publiku küsimus ühele ettekandjale, kus see oli rohkem nagu retooriline hüüatus, aga võib-olla on kõike liiga palju, nii pakkumist kui kohustusi ja vaene õpetaja, kes selle koorma all lägab. Ta peab suutma iga õpilasega eraldi demokraatlikust tagasisidestatud vormis suhelda. Ta peab suutma pakkuda nii huvitava tunni, et keegi sealt tunnist telefoni surfima ei kao. Ta peab lahendama hulga, ma saan aru, töökoha laadseid probleeme, kuidas selles kõiges orienteeruda, nii et see ka kooli juhtkonnale sobiks, mis ta oma tunniga teeb ja ka lapsevanematele. Et võib-olla seda kõike on liiga palju, äkki meil on kuidagi inimvõimete piirid kätte jõudmas ja sellepärast see tulemus on nagu see, mida meile eile õhtuse vestlusringi lõpus tüdrukud ütlesid, et kool oli tore, aga kuidagi kõike oli nagu
poolt päris see, et Jah. tahaks nagu kõike rohkem. Aga see on uus pädevus, mida tänapäeva maailm ja haridussüsteem peabki õpetama. Kui ma vanasti läksin poodi, siis oli seal üks sai ja võib-olla, kui läks hästi, siis 2 sorti leiba. Oli põrandaleib ja oli vormileib. Ja sa said nende 2 vahel valida. Ja see oli siis maitse küsimus, kas vorm või põrandaleib. Mõlemas oli saepuru sees nagu Eks ju. aga nüüd see on selline aeg, kus meil ongi 20 saia ja 20 leiba, võib-olla rohkem. Ja täpselt samamoodi erinevaid metoodikaid, erinevaid võimalusi ennast täiendada ja see on see koht, kus me räägime pädevusest, et teha valikuid. Kust võtta teadmised õigeteks valikuteks? Ma usun, et koolisüsteem, kuna mulle jäi mulje eile, et koha peal, eks ole, antakse õige vabad käed, kuidas asjad ajada, aga riiklik õppekava on üsna konkreetne dokument, peaaegu nagu ühiskondliku kokkuleppelaadne parlamendi poolt kinnitatud. Et kust võtta need teadmised, mis õiged valikud seal koha peal otsustamiseks on, eriti kui noor ise hakkab väärtust looma ja valima, kas ta läheb kehalise tundi või majanduse tundi? No võib-olla riik selles kohas aitabki sul säilitada mingid piirid, et ta annab sulle mingi osa seda, mida sa läbid kohustuslikus korras, sest ta teab ette, et sul see vajalikkus ilmneb su elus. Ja teine osa on see, mida ta teeb. Ja ma ei usugi, et kõik valikud on õiged ja me ei saa isegi võib-olla lähitulevikus teada, kas see valik oli parim või mitte. Aga ma arvan, et valikud võiksid ka sündida teatud koostöös, sest tänapäeva maailmas päris üksi enam ei saa. Me peame teistega rääkima, me peame kuulama ja peab guugeldama. Mida arvuti arvab asjadest. Kui võtta nüüd ettevõtlikkus, siis veidi detailsemalt lahti. Mina olen alati pidanud seda kuidagi äritegemiseks, raha teenimiseks, aga siin kontekstis ma näen, et selle all peetakse midagi hoopis laiemat silmas ja sul on ilmselt see definitsioon pähe kulunud, mis asi on siis ettevõtlikkus või mis moodi on ettevõtlik inimene? Ettevõtlik inimene, ettevõtlikkuse üldse eesmärk on suurendada nende inimeste arvu, kes tahavad ja suudavad viia ideid tegelikkuseks. Mõtle selle peale, kes tahavad ja suudavad viia ideid tegelikkuseks, sellepärast et meil võivad olla väga palju ideid. Aga kui ma ei taha ja ei suuda neid iial realiseerida, siis ma olen kes? Heade ideedega inimene. Jah, visionäär. Aga kui ühiskonnas on nagu väga suur hulk visionääre ja väga väike hulk neid, kes tahavad ja suudavad viia ideid tegelikkuseks, siis nad äkki ei jaksa kanda seda kogukoormat nende visioonide hulka ja mis kõik teostamata jäävad ja seda frustratsiooni. No aga mis teha, ega see mingisugune Pareto reegel, mis ei kehti ainult ubade viljakuse kohta, on vist ühiskonnas ka, et 20% inimesi teeb ära 80% tööst selleks, et ühiskond toimiks, 80% inimesi teeb ära kõik selle visioneerimise ja siis tarbib selle vilju. Ja kõige paremad ideed viiaks ikkagi ellu. Loodetavasti, aga kui me mõtleme selle peale, et meie elanikkond vananeb ja päris kiiresti, lapsi sünnib vähem. Miks? Ma ei tea, miks neid vähem sünnib, emapalk on nii hea asi ju. Aga nii ta on, et ühel hetkel meid siin ähvardatakse, kas me pensionit saame ja kas on neid inimesi, kes meile seda maksavad ja nii edasi. Et siis ma arvan, et kui see hulk kasvab ja me kasvatame uut põlvkonda sellise arenguuskumusega, sa suudad ükskõik millesse, sa panustad oma aega ja energiat, muutud sa paremaks. Sellepärast, et me eile korraks vestlesime ka selles, et kui sul on eeldused ja sa ei tee tööd. Siis sul on ainult eeldused, tulemust ikka ei ole. Ja kui sul ei ole eeldusi ja sa teed kõvasti tööd. Siis sa oled kõvasti tööd saanud teha. Ja pettud selles, et ei olnudki eeldusi. Aga sa jõudsid võib-olla sama kaugele kui see, kes eeldustega tööd ei teinud. Jah, nii et põhimõtteliselt kõige parem on see, kui sul on eeldusi ja sa natuke teed tööd ka. Absoluutselt. Ja natuke eeldusi on parem kui... Mitte üldse. Ja. No ma tahtsin, et sa defineeriks järgmiseks ka, mis asi siis, kui me saime aru, mis asi on ettevõtlik inimene, et tal tuleb idee, ta teeb selle teoks, kas või peaga läbi seina, siis ettevõtlik kool. Mis see siis on? Ettevõtlik kool, kui me räägime nüüd siis antud kontekstist, on pigem organisatsioon tervikuna, kes on meelestatud selliselt, et kes tahavad ja suudavad viia ideid tegelikkuseks. Et see organisatsioon teeb seda ja siin on väga palju tegeletatakse
personaliga, õpetajaskonnaga, ka nende mustritega, mis on jäänud meile võib-olla aastatest. Aga mina mõtlesin siinkohal veel seda, et ettevõtlus või ettevõtlikkus võib olla lihtsalt algatusvõime. Võib-olla see on motoorne rahutus. Lihtsalt, et ma pidevalt algatan ja viskan asju, aga kui me mõtleme laia perspektiivi ettevõtlusest kui minu elu ettevõte, mina olen oma elu ettevõtte juht ja mina loon oma elu ettevõtte. Seal on mul allhanked ja nii edasi, kõike ma ei tee ise. Ma ostan sisse, ma müün välja, ma saan kasu, saan kahju, võib-olla olen, aga see on minu elu ettevõte. Ja kui ma vaatan seda laia perspektiivi ja mõtlen selle peale, et millist elu ma tahan elada ja kui kvaliteetset elu ma tahan elada, siis ma tean otsida ka vastuseid, et milliseid oskusid, milliseid pädevusi ma vajan selleks, et elada ühte kvaliteetset ja head elu. Ehk luua üks väga vinge oma elu ettevõtte. Äge definitsioon, ma jäin selle ettevõtliku kooli üle mõtlema selle juures, et noored õpivad päris palju läbi eeskujude ja kui kogu kool on selline aktiivne ettevõtlik peale hakkav ja lahendav, siis see ongi see ettevõtlik kool ja kui sellisesse keskkonda satud, siis sul on valik, kas sa hakkad automaatselt kaasa jooksma, sest juba äge on kõiges kaasa lüüa või siis jalutad minema, et see pole minu jaoks, eks valida võib ka inimestel niipidi lasta. Aga minnes siis tänase päeva teemade juurde, meil tõesti on ettevõtlik kool jutuks, ettevõtliku kooli parimate edulugude esitlus ja ühtlasi ka rahvahääletus, milline on parimatest parim. Vaatajate meelest kuulutame välja ka võitjad. Edulugude konkursi õppimine on põnev, korraldab haridusprogramm Ettevõtlik kool alates 2008. aastast. Edulugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda õppetöö raames teha. Just nii, ja sellel aastal esitati kokku 103 lugu õpetajatele, õpilaste endi kui ka lastevanemate poolt. Nii et on, millest inspiratsiooni saada. Lood on esitatud 4 erinevas kategoorias ja neid on hinnatud nii maakondlikult kui ka üleliigilisel tasemel. Meie toome välja žürii tulemused, kuid nüüd tähelepanu, kõigil teil on võimalik anda ka enda hääl oma lemmikule loole. Žürii on välja valinud ühe hulga parimaid ja nende parimate hulgast te ei saa valida küll 103 loo hulgast, vaid saate valida vähemate hulgast, aga me toome need kõik täna teie ette, te näete video väikseid tutvustusi ja oma hääle andmiseks kuhu peab minema? Slido.com ehk siis slido.com eesti keeli kirjutades. Ja tuleb sinna sisestada #edulugu ja vastavalt siis kirjutada sinna, mis loo poolt te hääletate ja lõpuks me saamegi teada, kelle lugu kõige rohkem hääli sai. Kogu see hääletamise informatsioon ilmub siia meie ekraanile ka ja kogu aeg on see nähtaval ka workshop keskkonnas, kus meie ise ka kogu aeg nähtaval oleme. Ja loomulikult publiku lemmiku kuulutame välja kogu tunnustamisprotseduuri lõpus, aga nüüd liigume siis esimese kategooria juurde. Parimad praktikad tulemi rakendamisel. Tulem on õpetaja tööriist, mida ettevõtliku kooli võrgustiku õppeasutused edukalt kasutavad. See aitab nii-öelda rajal püsida ja hoida fookuses ettevõtliku hoiaku kujundamist. Nüüd aga vaatame antud kategooria 3 parima projekti tutvustusvideosid. Kas sina tead, mis juhtub siis, kui rühmas valmis mänguasjad mõneks ajaks ära panna ja asemele tuua võimalikult palju taaskasutatavat ja looduslikku materjali? Juhtub see, et lapsed hakkavad ise mänge looma ja mänguvahendeid valmistama. Vähemalt nii juhtus meiega Rohuaia lasteaias.
kui väikses grupis olid mängud valmis loodud, olid olemas mänguvahendid, selged mängureeglid ja mängu ka proovitud mängida, siis tutvustati mängu suuremas grupis, kus omakorda lapsed siis mänge täiendasid ja võib-olla sündis sellest samast mängust hoopiski uus mänguidee. Kuna mänge tuli niivõrd palju, siis koostasime lastega mängukogumiku mängud igaks päevaks ja salvestasime ka videojuhise, kuidas mänge mängida. Valisime parimad mängud välja ja saatsime pakiga meie sõpruslasteaiale need. Vändra gümnaasium saab tuleval aastal 100-aastaseks. Seepärast meisterdasid 4. ja 3. B-klass Vändra gümnaasiumi kooliajale 3 putukahotelli. Putukahotellide meisterdamine õnnestus tänu koostööle lapsevanematega, kes toetasid projekti oma oskuste, teadmiste ja ideedega. Projekt Mutukad ja putukad oli lõimitud matemaatikatunniga ning infotehnoloogia alaste teadmiste ja oskustega. Iga õpilane panustas digiraamatu loomisesse ja koostamisse. Kooliprojekt õpilaselt õpilasele ühendas Noarootsi kooli, Palivere põhikooli, Haapsalu Viigikooli ja Uuemõisa lasteaed algkooli. Projekti raames loodi erinevaid huvitavaid töötubasi, kus õpilased olid õpetajate rollis. Päev Noarootsis algas joogatunniga, kust edasi suunduti teistesse töötubadesse. Rahvatantsu töötoas õpetati rahvatantsu ja näidati rannarootslaste rahvariideid. Rootsi keele töötoas õpetati rootsi keelt teistele õpilastele. Kokteilitoas tegime 6 hooka kokteili. Käsitöös punusime Noarootsi lipu värvidest võtmehoidja. 4 kooli projektis saime me teada, kuidas organiseerida töötuba ja kuidas on töötada õpetajana. Vau, millised ägedad praktikad tulemi rakendamisel. Mind huvitab, kes võidab, aga alustame 3. kohast. Alustame 3. kohast ja 3. koht on. Nelja ettevõtliku kooli ühisprojekt õpilaselt õpilasele. Noarootsi kool, Palivere põhikool, Haapsalu Viigikool ja Uuemõisa lasteaed algkool. Palju õnne teile! Palju õnne! Ja teine koht on... Teine koht, projekt, kuhu kõik mänguasjad kadusid. Rohuaia lasteaed, Rakvere, Lääne-Virumaa. Palju õnne! Ja esimene koht on... Palju õnne Vändra gümnaasium Pärriunumaa ja projekt Mutukad ja putukad. Ja seal nad on, aplodeerigem. Fantastiline, lapsed on ikka rõõmsad. Elame sajandil ja ajastul ja planeedil, kus iga putukas loeb. Sõbrad, olete te kokku lugenud, mitu putukat on hotellist arvet maksmata lahkunud? Jaa, kõik on ära makstud, jah. Aga olete liigid ka kokku lugenud, et kui palju putukaid ja mutukaid lõpuks sinna käbide ja kändude vahele puges? Jõuad? Jah. Loodame, et liigid elavad talve üle.
ja soovime Vändra gümnaasiumile õnne. Ja seekord oli siis hotell, järgmine aasta siis Airbnb, igaüks viib putukad enda koju. Raputavad igaks juhuks pead. No igal juhul aplausid ja õnnitlused Vändra gümnaasiumis. See projekt Putukad ja mutukad on siis võtnud esimese koha tulemi rakendamise parimate praktikate kategoorias. Liigume kategooriatega edasi. Teine kategooria, parim koostöö tegu. Ja alustuseks vaatame ära antud kategooria 3 parima projekti tutvustusvideod. Aasta oktoobris kuulutati välja MTÜ Mondo algatusena õiglase kaubanduse kuu. Püüdsime anda oma panuse korraldades meie koolis teemanädala. Soov rääkida noortele õiglasest kaubandusest tekkis meil siis, kui käisime 2019. aasta õiglase kaubanduse nädala raames Jõhvi Rimi toidupoes inimestele õiglase kaubanduse tooteid tutvustamas. Poes selgus, et väga vähesed inimesed teavad, mis on õiglane kaubandus ning miks see vajalik on. Õpilased joonistasid inglise keele tunnis plakateid, vaatasid õiglase kaubanduse teemalisi filme ja vastasid nende põhjal küsimustele. Ka ise tegime neile esitluse ja andsime 9.–12. klassile tunde. Nädala lõpus ootas kõiki ees viktoriin, kust nad said panna nädala jooksul omandatud teadmised proovile. Meie uurimustöö on näide sellest, kuidas üks spontaanne tegu võib välja viia suure projektini, mis suudab mõjutada paljude inimeste arvamust ning muuta maailma paremaks kohaks. Väike laul suurele lavale ehk Ida-Virumaa omaloominguliste laulude konkurss, mis siis ühendab kogukonda ja muusikat, sündis 2 aastat tagasi imetillukese idee näol. Võidulugudele on traditsioonide kohaselt tehtud ka orkestriseaded Tõnis Kõrvitsa ja Siim Aimla poolt, mida kannab siis ette Kohtla-Järve gümnaasiumi noorteorkester. Ja mul isiklikult on väga hea ja soe tunne näha seda, kuidas lasteaialaps, koolitöötaja, lasteaiatöötaja, kooliõpilase silmad lähevad särama, kui just tema väike lugu saab kõlada suurel laval. Minule oli see väga võrratu kogemus, kus ma sain siis jagada lava erinevate lauljatega, lauldes siis andekate muusikute poolt kirjutatud laule. Kohtla-Järve gümnaasium on algusest peale olnud seotud väga tihedalt muusikaga ja see projekt sündis imekiirelt, oli alguses idee ja siis oli juba teostus, sest et meil oli nii äge tiim, kes uskus sellesse projekti ja vot nende pärast saigi kõik võimalikuks. Valga gümnaasium on käinud geenikoolis tegemas töötube juba umbes 5 aastat ja need on meie õpilaste hulgas väga populaarsed ja oodatud. Molekulaargastronoomia on andnud mulle palju uusi teadmisi ja teinud minu kooli elu huvitavamaks. Tänu molekulaargastronoomiale olen ma saanud ka teisi õpetada selles valdkonnas, näiteks oma klassikaaslasi ja ka õpilasi teistest koolidest. Oma kogemustega molekulaargastronoomias olen näinud, mida minu juhendamine on teistele kaasa toonud. Olen näinud, kuidas mitu põlvkonda, kes on osa võtnud selles, on neid oskusi kaasa viinud ja neid ise kasutanud. Kui me oma töötubadega saame õppimist huvitavamaks muuta, ettevõtlikkust süstida või siis karjäärivalikul abiks olla, siis me oleme oma eesmärgi täitnud. Efektsed näited koostööst, parim koostöötegu, mis meil seal 3. kohalt vastu vaatab? Ja 3. koht on
Palju õnne Ida-Virumaa noorte omanoomingulise laulude konkursi võitjale. Väike laul suurele lavale Kohtla-Järve gümnaasium Ida-Virumaalt. Palju õnne. Teine koht on läheb Valga gümnaasiumi õpilased võrgutavad koole molekulaargastronoomiaga populaarteaduse võrku. Palju õnne. Palju õnne teile. Ja esimene koht. Palju õnne Toila gümnaasiumi 9.–12. klassi õpilaste teadlikkuse tõstmine erinevate tegevuste kaudu õiglase kaubanduse nädalal. Parim koostöötegu ja seal nad meil on üllatusest kallistavad üksteist. Palju õnne teile! Palju õnne! Aitäh teile! Tegitegi ära! Jah, ma ei suuda seda uskuda, sest tegelikult meil oli väga spontaanne tegu ja siis see kasvas kogemata välja suureks projektiks ja meil käed värisevad, me reaalselt oleme nii üllatunud. Kas käed, palju õnne, kas käed sügelevad ka? Tahaks edasi ka midagi õiglase kaubanduse teemadel teha? Loomulikult. On teil mõned mõtted, näited või lihtsalt samas vaimus jätkata? Praegu jätkame samas vaimus ja siis proovime edasi areneda. Ja korraldame veel ühe õiglase kaubanduse. Kui te saate meile nüüd uuesti kokku võtta, mis asi siis on õiglane kaubandus? Õiglane kaubandus tagab seda, et töölised siis arengumaades saavad oma tehtud töö eest õiglase palga. Ehk siis, kui nad korjavad kakaod, neid ei kasutata ära ja nad saavad oma tehtud töö siis õiglase palga ja nad kontrollivad, et ka lapsed ei tuleks tööle, vaid läheks hoopis kooli ja niimoodi. Jah, et see on üks märgis Fairtrade iga toote ees siis. Aga tüdrukud, aitäh teile, et te seda tööd teete ja jõudu ja jaksu teile. Aitäh teile. Nii et jälgime pingsalt toodete peal olevaid märgiseid ja kui on õiglase kaubanduse märgis, siis teame, et asjad olid õigesti korraldatud. Igal juhul õnnitlused võitjatele enne järgmise kategooria juurde liikumist. Tuletan teile meelde, et te hääletaks oma lemmiku poolt aadressil slido.com #edulugu. Lähme kolmanda kategooria juurde. Ja kolmas kategooria on ettevõtlik haridustegu. Ja nüüd vaatame antud kategooria 3 parima projekti tutvustusvideoid. Taebla lasteaial on tavaks pidada kevadist taimelaata. Eelmisel aastal tekkis aga probleem. Koroonapiirangute tõttu ei saanud tavapärast kevadlaata korraldada. Siis tuligi Lepatriinurühma lastel mõte korraldada virtuaallaat, mis kujunes põnevaks ja oodatust tulusamaks ettevõtmiseks. Projekti tegevused kestsid 4 kuud. Esmalt taimede kasvatamine, siis laada korraldamine, müügi reklaamimine ja lõpuks laadaraha eest koos peredega bussireis Viikingite külla. Eriline ja uutmoodi oli see, et taimede müük ja ost toimus virtuaalsete kanalite kaudu. Selle tulemusena pikenes laadaaeg ja taimede müük osutus väga edukaks. See oli esimene innovaatiline laada korraldamise kogemus, mis andis ka lastele teadmise, et igale probleemile leidub ka lahendus. See oli üks ettevõtlik tegu, mis näitas, kes tahab ja teeb, see suudab palju. Meie oleme Uuemõisa lasteaed algkool. Kuigi asume ajaloolises mõisakompleksis, siis oleme tegelikult väga ettevõtlikud, aktiivsed ja uuendusmeelsed. Seetõttu otsustasingi luua algkooli õpilasaktiivi, sest minu jaoks on oluline, et noored
saaksid ise kooliellu panustada ja kujundada seda vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Õpilasaktiiv on andnud mulle palju sõpru ja võimalusel planeerida huvitavaid tegevusi. Õpilasaktiiv õpetas mulle sõpradega koostööd tegema ja ühiselt tegevusi planeerima. Fenomenipõhine õpe toimus Kohtla-Järve gümnaasiumis sellel aastal siis juba teist korda ja täpsemalt siis 31. maist 4. juunini ehk õpilastel oli tervelt nädal aega selleks, et tegeleda päris elu probleemide lahendamisega. Seoses fenomeni nädalaga jagati meid eri gruppidesse ja iga grupp leidis mingile maailma probleemile tuleviku lahenduse. Niimoodi toodeti välja siis erinevaid teenuseid ja tooteid. Fenomeni nädal arendas meie meeskonna tiimitööd ja suurendas ühtekuuluvust. Fenomeni nädal oli täis kogemusi. Me pidime oma mugavustsoonist välja tulema, olema ettevõtlikud ning kohanema õpetlike situatsioonidega. Meie huvitava fenomeni nädala kõige põnevam osa oli just koolimess, kus iga rühm tutvustas enda projekti ning sai tuttavaks teiste rühmade projektidega. Haridustegu päris äge. 3. kohale platseerus Uuemõisa lasteaed algkoolis tegutsev õpilasaktiiv, tegutsevad Läänemaal. Palju õnne teile. Aga teine koht on Taebla lasteaed Läänemaal, Lepatriinude virtuaalne taimelaat. Palju õnne teile! Ettevõtlik haridustegu esimene koht läheb Esimene koht läheb Kohtla-Järve gümnaasiumisse Ida-Virumaal, fenomenil põhinev õpe ja koolimess. Ja nad seal meil on nüüd. Mis fenomen see nüüd oli, et te selle ära võitsite? Ma arvan, et see fenomen on seotud sellega, et meie õpilased ja õpetajad teevad koostööd, loovad ühiselt nimega projekte. Et õpilastele on looga vabadus ja iseseisev mõte. Väga huvitav. Keegi hääl kaadri tagant, see on see fenomen, kus me ei kujuta ette ja inimene tundub palju ilusam, kui ta tegelikult on. Aga kokkuvõttes, mis me sellest fenomenide nädalast järeldame, et õppe, töö ja reaalelu ei ole omavahel seotud, kui lapsed rõhutavad nii kõvasti, et huvitav oli päris elulisi probleeme lahendada? Eks ta võiks alati olla rohkem seotud ja eesmärk on see, et õppe on elulähendane ja praktilise suunitlusega ja ta oleks rohkem sellist käed küll õppimist. Ja kas mõni lahendus, mida lapsed siis leiutasid ja leidsid, on jõudnud ka sinna, kus seda praktiliselt rakendada saaks? No tegelikult kõiki neid väljundeid rakendati praktikult ka peale selle nädala lõppu koolimessil ja mitmed õpilased leidsid, et seda ägedat ideed võiks edasi arendada lausa ettevõtluse vormis. Ja see aasta on siis fenomenidest veidi kaugemale mindud, tehakse siis ettevõtlusnädal või mis plaanid on? Me ikkagi lõimime nii ettevõtlikkust, ettevõtlust kui ka näiteks kestlikku arengut ja elulähedast õppimist, et me ikkagi püüame kõik tuua kokku õpilaste jaoks. Äge. Mis seal muud kui õnnitlused ettevõtliku haridusteo esimese koha tiitli puhul ja pange samas vaimus edasi. Ja palju õnne teile! Lähme üle 4. kategooria poole. Noorte algatus. Milliseid noorte algatusi selles kategoorias oli? 3 parimat projekti on teie ees.
meie projekt Sallivad semud põhines 3 riigil: Eesti, Vene ja Valgevene. Meie projekti idee tuli siis sellest, et nägime klassis lõhenemist. Muukeelsed õpilased kaugenesid teistest klassikaaslastest. Projekti jooksul käis meil rääkimas endine Eesti diplomaat Leemet Paulson Valgevenest ja Paide teatri näitleja Kirill Havanski kakskeelsusest. Selle aja sisse mahtus ära ka klassi koosviibimine, kus mängisime erinevaid mänge, tutvustasime oma riike, kuulasime klassivenna kogemusest Valgevenes ja klassi jutustust Belgias elamisest. Jõulude ajal valmistasime ühiselt Eesti, Vene ja Valgevene rahvustoite ning tantsisime kõigi 3 riigi rahvatantse. Это было классно. Всё. Onni ehitamise protsess algas sellest, et Christopheril tekkis idee ehitada suur ja äge onn. See oli tema unistus juba pikka aega. Selle protsessi juures oligi oluline see protsess ise, mitte see lõpptulemus. Et selle käigus lahendasime väga palju tehnilisi probleeme ja see meile väga meeldis. Mulle meeldis tuua heina, et soojustada onni ja tuua oksi, et neid siis panna toetuseks onnile neid. Ja onnis meeldis mulle süüa lõpus kõige rohkem kringlit, mille tegi meile mu ema. Ja ma loodan, et see onn siis kestab veel tükk aega, et ma saaksin käia palju mängima. Viljandi gümnaasium on väga kaasaegne ja õppijakeskne kool. Üheks tähtsündmuseks aastas on gümnasistide nädal ja käesoleval aastal, kui on taaskordne pandeemia aasta, on olnud selle korraldamine suur kunsttükk. Gümnasistide nädala raames pöörasime küll tähelepanu ennekõike gümnasistidele, kuid tegelikult ka kogu Viljandi linna elanikkonnale, suunates oma tegevused nii vaimse kui füüsilise tervise parandamisele ja kliima soojenemise probleemidele. Ma väga loodan, et gümnasistide nädala traditsioon jääb püsima, pakkudes pinget ja naudingut nii korraldajatele kui osalejatele. Noortealgatus ja 3. koha pälvis. Oksast onnini, Rohuaia lasteaed Lääne-Virumaa, palju õnne teile! Noortealgatus 2. koht läheb Viljandisse, Viljandi gümnaasiumisse gümnasistide nädal pandeemia tingimustes ja 1. koht on Just nii, projekt Sallivad semud, Paide Hillar Hansoo põhikool Järvamaalt. Palju õnne teile! Näed, sallivad semud on meil siin samas lavaekraanil. Läkski kõik sallivamaks või piisas sallidest? Läks kõik sallivamaks. Ja, kõik läks sallivamaks. Kõik on palju parem nüüd. On. See on üliarmas, et te märkate lõhet ja tegutsete selles suunas, et neid lõhesi on ju niigi palju igal pool ja tekib, et neid lõhesid taas kokku panna. Mida te ise kõige rohkem õppisite sellest? Kindlasti seda, et kuidas siis nende võõrkeelsete õpilastega paremini läbi saada, et mis on meie erinevused ja meie sarnakused, et kuidas siis paremini läbi saada.
Et tegelikult neid, mis seob, neid asju on rohkem kui neid, mis lahutavad. Ja kindlasti. Miks siis on mittesallivus siiski alles? Mis seda põhjustab? No mittesallivus oli peale, et see on kogu aeg on, et me saime seda lihtsalt, oli alguses lõhe juba olemas, et me saime seda lõhe just kui ära kaotada. Mittesallivus oleneb õpilastest üldiselt, mitte ainult meist. Et ikka klassi ühtsuks on olnud, et kogu klass saab sellele kaasa, et mitte ainult meie. Just. Et aga kõige suurem probleem oli, et nad rääkisid põhiliselt vene keeles ja et siis me ei suutnud omavahel piisavalt palju suhelda. Aga nüüd on see probleem ka lahendanud. Keel on selgeks saadud. Ja keel on selgeks saadud. Ühine keel on leitud ja mittesallivus, eks ta hirmust tuleb, et võõras ja tundmatu. Ja vot, aga suurepärane projekt kategoorias noorte algatus. Õnnitlused Hillar Hansoo põhikooli Järvamaale. Pidage vastu ja jätkake sallivuslõhe vähendamist. Ja suur tänu teile ja palju õnne. Nii, aga liigume nüüd edasi eriauhinna juurde ja see auhind läheb Paide gümnaasiumi noortele. Kevin Kinev, Relle Ploom, Hanna Tedre, Sandra Perillus Wittgensteini põgenemistoa loomise eest. Tõesti rõõmustav on näha, et vaatamata möödunud keerulisele õppeaastale viidi koolides ja lasteaedades ellu mitmeid algatusi ja tegevusi, mis väärtustavad ettevõtlikku õpet. Iga kategooria 3 parimale loole pannakse teele auhinnad, milleks on arendavad õppevahendid ja arendavad mängud. Nüüd, kui kõik videod on nähtud, saab veel anda oma hääle enda lemmik loo jaoks. Mäletate küll, slido.com hashtagi järel oli hästi ilusti kirjutatud edulugu. Nii, lähme siis tänase kavaga edasi. Meil on veel mõned tunnustamised. Ettevõtliku kooli kuldpartneri tunnustamine. Haridusprogrammi ettevõtlik kool kuldpartner on tunnustus, mida jagatakse ühele üleriigiliselt olulisele ettevõtliku kooli võrgustiku partnerile kord aastas ja seda juba alates aastast 2020. Kuldpartneri tunnustamise eesmärk on väärtustada ja tõsta esile häid koostööpartnereid, kollektiive või organisatsioone, kes on panustanud ettevõtliku hoiaku arendamisesse. Ja kellele tänavu tunnustus läks? Tänavu trumipõrin anti tunnustus Rahandusministeeriumile finantskirjaoskuse alase koostöö eest. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik ja Rahandusministeerium panid 2020. aastal aluse Eesti esimesele õpetajate rahatarkuse mentorklubile, mis tänavu laienes üle-eestiliseks. Klubi tegevusest võtab sel õppeaastal osa üle 170 õpetaja, enamik neist ettevõtliku kooli võrgustiku õppeasutustest. No vot, õnnitlused Rahandusministeeriumile suurepärase finantskirjaoskuse alase koostöö eest. Kus mujal kui Rahandusministeeriumis peaks Eesti Vabariigi kõige parem finantskirjaoskuse alane know-how või oskusteave olema. Aga läheme edasi. Aga nüüd 21 aasta. Just aastal 2021 ettevõtliku kooli kvaliteedimärgiste saajad. Haridusprogramm Ettevõtlik kool omistas tänavu 26 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Ettevõtlik kool või ettevõtlik lasteaed kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades. Tunnustust jagatakse 3 erineval tasemel. Baastase,
hõbetase ja kuldtase. Sel aastal jagati välja baas- ja hõbetasemeid. Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile. Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas. Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on aga ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti-siseselt kui ka välismaal. Nad on väga suureks toeks programmi arendamisel ja vaatame siis ära. Kõigepealt, kes omistasid selle aasta baastaseme kvaliteedimärgised? Ja palju õnne kõikidele koolidele ja lasteaedadele. Aga järgmisena vaatame, kes omistasid hõbetaseme kvaliteedimärgise. No nii, vaatasime ära, kes hõbetaseme kvaliteedimärgised said. Palju õnne kõigile koolidele ja lasteaedadele. Nüüd aga kuulame siis hõbetaseme pälvinud õppeasutuste esindajate kogemusi.